camera. Tere kõigile meie vanadele kui ka uutele vaatajatele. Kes veel ei tea, mina olen Silver, minu kõrval. Marleen. Ja üheskoos me hakkame siin meie selja taga olevat enam-vähem kollakat maja tasapisi renoveerima. Just. Kohe teen ma teile ka väikse majatuuri, aga etteruttavalt võib öelda, et teha on väga palju, sest maja on vana ja siin on 2 korrust, nii et ega me täpselt ei tea, kust pihta hakata, aga pihta me igal juhul hakkame ja kes teab, kaua see võtab, võib-olla aasta, võib-olla 2, võib-olla 5, aga ühel hetkel tuleb sellest meile üks väga ilus ja mõnus suvekodu. Jah, et siin on see ka, et esimene korrus, varsti te näete Marleeni nii-öelda ülevaatest, et seal on nagu sükene elatavad olud, teine korrus on täiesti välja ehitamata. Et tasapisi tuleb minema hakata ja siis vaatame, kuhu me välja jõuame. Täpselt, nii et ma loodan, et saab olema huvitav ja lisaks nüüd siis meie reisivlogidele ja ka triatloni vlogidele on üks žanr juures ja me oleme ise väga-väga excited, nii et ma loodan, et tuleb, või ma isegi ei looda, kindlasti tuleb üks väga-väga äge projekt. Ja kui keegi tahab vahel minuga näiteks tulla ratas sõitma või jooksma häädemeestele, siis andke julgelt teada. Saame hommikul jooksmas käia ja õhtul poole siis või nii-öelda lõuna poole renoveerida ja tööd teha. Ja hiljem sauna võib-olla, et andke julgelt märku ja saame väga mõnusalt siin koos aega võtta. Täpselt, et talguid me võime siin palju teha, et abikäsi kulub alati ära. Ja parajasti just siin sellel nädalavahetusel on meie esivanemad on siis kohal siin ilusti ja me rakendame nad ilusti tööle, nii et varsti näete, kuidas nad kõik siin erinevaid asju tegema hakkavad. Jah, nii et meil on hetkel väga palju abikäsi sellel nädalavahetusel ja hakkamegi nüüd esimeste tegevustega pihta. Just, nii et stay tuned ja anname teile varsti teada, kuidas asjad edenevad. Aitäh, bye! Bye! No nii, teeme siis väikse tuuri teile ka. Nagu me hoiatasime, siis maja on päris vana. Siin on väike kuivkäimla, mingi moosisahver. Need moosid on arvatavasti mingi 10 aastat vähemalt siin seisnud. Päris hirmus. Siin on siis vannituba, if you can call it that, või mingi duširuumi moodi koht. Ja nüüd läheme me kööki. Siin on väga palju igast masinaid ja mööblit ja igast värki veel sees. Mõnusad ämblikuvõrgud ka. Aga köök ise on üsna suur. Et küll me oma kõikidest plaanidest räägime teile juba tulevastes videotes, aga tegemist siin on. Ja nüüd lähme edasi elutuppa. Siin me eelmine nädalavahetus tegime esimesed sammud juba. Võtsime need plaadid lahti, et näha, mis siin all üldse peitub. Ja ma kohe panen nüüd väiksed klipid sellest. Üks seinast on käes. Umbes 100 sükesse. Esimene tükk! Ja muidu. Siin on vähe rohkem kui üks nädalavahetus. Ja neil seda... Eesti Vabariigi maaseadus. Vaat kus saab harida ennast. No nii, welcome back. Praegu näeb siis elutuba välja selline.
siin on igast mingid vanad ahjud, küttepuud, vanad kapid. Lühter. Seda ma ei olnud isegi märganud. Ning igast lauad, kapid, värgid, särgid. Et ütleme nii, mööblit siin on. Isegi väiksed nunnud südametega kardinad. Järgmisena on, ma arvan, et see oli magamistuba. Aga meie igal juhul teeme sellest midagi muud. Siin on ka üks voodi. Ja nagu te nägite eelmistest vaheklippidest, siis sealt me võtsime esimese seinatüki maha, et näha, millised puitplaadid peituvad siin tapeedi ja muude asjade all. Lisaks, kui kellelgi on soovi, siis meil on, ütleme, mingi 30 erinevat traktori, traktoristi, kartulikombaini, ratastraktori, ühesõnaga igasuguseid raamatuid, mida hea meelega võime pakkuda. Etteruttavalt ütlen ära, et kui igasugustes reisivlogides, triatloni vlogides me näeme üsna okeid välja, siis siit renoveerimisvlogidest te võite enamasti näha meid just nende Shelly-jopedega ja mitte just kõige puhtamana, aga niimoodi ju tööd tehaksegi. Mõni mööbliasa siin on isegi üsna äge. Nagu ma veits näen, et sellest saaks isegi võib-olla midagi teha. Väike hoidiste raamat ja veel igasuguseid põllumajanduse raamatuid. Natuke on ikka kvaliteetkirjandust ka. Tulin veel korra tagasi kööki, sest köögist läheb veel selline uks. Sellisesse tuppa, millest me ka juba natuke hiljem teile täpsemalt räägime. Nii et tööd on siin ühesõnaga ikka väga palju teha, aga me oleme Silveriga meeletult excited. Nagu ma enne ütlesin, vahet ei ole kaua aega võtab, aga sellest saab päris meie oma suvekodu, kus me saame tulevikus kõik suved veeta, kus meie lapsed saavad aias ringi joosta ja ma lihtsalt, I can't wait. Ma arvan, see tuleb üks megalahe projekt. Ja teist korrust ma teile veel näidata ei saa, kuna siin varem elanud inimene lõhkus trepi ära, ehitas lahe kinni, siis teisele korrusele saab ainult õuest ja redeliga ja ma ei tea, millal ma sinna saan, ehk siis küll te ühel hetkel näete teise korrusega ära. Jaa! Ma panen sul korra ukse kinni, Toomas tuleb niidutiga. Aga tule, tee mulle mis enne. Aga kuidas sul läheb? Hästi. Näin jah. Hei! Hei! Päris meie oma suvekodu. Jah, siin on suht kodune olla praegu tõesti. Ma just rääkisin ka neile, et päris palju on teha. Arvad? Ma just tegin tiiru peale kogu valduste perimeetrile ja siin on tõesti, igas majas leidub nagu midagi, mida alles hoida, midagi, mida parandada, midagi, mida hävitada. Mõni maja lihtsalt sükket tahaks ümber lükata. Nii et tööd on. Jah, nii et without any further ado, ma lähen tööle. Bye! Esimene abikäsi Silveri vanaisa näol on kohal. Ja kaugelt üle põllu tulevad ka meie emmed. Silveri vanemate suvekodu on siis see elupuudest aed, mida te näete täpselt üle põllu, nii et üsna lähedal meile. Meie emsid jõudsid ja nüüd nad teevad juba mingi hunnikuid asjadest, mida ei tohi ära visata ja mis on mingi reliikvia ja mingi üliäge. Mis on ülinunnu tegelikult, sest nagu fair enough, meie Silveriga tõesti ei taha neid asju, aga emsidele tunduvad need päris ägedad. Miks mitte alles hoida? Minu ema sai näiteks siit ühed vana Toomase lambid ja siis, ma panen siia vahele klipi praegu, meie leidsime siit sellised kauboi saapa pitsid, mille me siis ära pesime, desinfitseerisime, uuesti pesime. Mega ägedad ju! Tugev töömees. Kas just tugev? Ossa! Silver leidis sahtlist just sellise asja. Kellegi pulmakutse. Nii lahe. 1979. Äkki keegi tunneb oma mingid sugulased ära siit isegi.
rauad. Nagu Rambo. Me käime siin oma seda tööstressi välja, kus igaüks saab peksta midagi. Ettevaatust muidu. No, kuidas oli? Demolition. Emmed tegelevad siin moosimajandusega. Et moosi pole keeta vaja, moos on juba keedetud. Moos on olemas. Siin natukene reliikviad ka teile. Ma käega ei julge seda katsuda, aga kunagi oli see igal juhul mu lemmik oli. Ja siit on näha, et 2020 läks halvaks järelikult. Kes teab, mis aastas see siin olnud on. Moosiriiulile tšau-tšau öelda. Ma ütlesin Silveri isale, et ma ei saada peeti küntega kätte, et mul oleks nuga vaja. Ja ta kohe siit tõi mulle ühe. See töötab päris hästi. Oh. No nii, siit leidsime jälle mingeid kirju ja asju, kaarte, mingi lihavõtte. No see on tühi. Tahame kasutada äkki. Saab edasi kinkida. Kõige parem kommentaar sellele videole saab selle kaardi endale. Jah, kuule. Subscriberite vahel loosime välja. Assa, mis asi see on? Majapidamisseep. Assa. Kuum sõna. Oho. Vene ajal. No võt, hakkame uud seepi kasutama. Nii, nüüd on soojendus tehtud, ma lähen seda edasi lüüa ja poleks sama entusiastlikult. Silva emme teeb siin vajalikku sorteerimistööd. Siin on traktorite Belarus tehnilise hooldamise tehnoloogiad. Äärmiselt sügavamõtteline. Siin on ka mootorrattajuhi õpik. Oh. Seda on palju. Nii et kui te tahate teada klotspiduri ehituse ja töötamise põhimõtteid, siis lugege. Raha. Ma ei saa kätte, sa võid võtta, mul ei tule hinnas ära, riigile. Aga siin on Eesti krooni 10 senti. Ossa. Lõpuks leidsime siit majast ikka raha ka. 10 senti. Põranda kätte saamine on vist selle maja kõige raskem töö. Oho, see oli küll nüüd suur tükk põrandat. Mulle sõrk ongi vajagi, ma tõmban lihtsalt lahti neid plaate juba. Nii kõva vend, jah? Nüüd läks raskeks, jah? Siga raske plaat.
emmed tahavad meile midagi näidata nüüd. Siin teile midagi laia naeratuse kohta. Terved hambad on juurest. Joo, vaid ka kõrve. Oh my god, kui hästi! See ka hambad. Need on tõesti päris nästid. Millised toredad emmed! Silver isa on nagu Rambo. See majak hakkab juba täitsa uut ilmet võtma. Pool põrandat, või noh, ma ütleks lausa 3/4 on juba kadunud. Kõik kapid on ära lõhutud, välja visatud. Ja siit toast olen ma juba, suht suure osa tapeetiga maha saanud. Mulje on see, Ei, mitte jõuga, vaid mulje on see, et jõuga. Mitte jõuga, jah. Jõuluehted ka maha võetud. Päris väsitav on see värk. Hai! Hai. Kas on väsitav? Jaa, aga see on siuke nagu meditatsioon mingil määral. Päris exciting ja äge on tegelikult. Aga ma pean Martile ütlema, et nagu praegune recovery nädal on kaugel recovery'st. Suht rai kandmine. Väike tuhkatriinu ka siin. Oi, sa oled endale natuke töömehe julgustust võtnud. Dopingut veits. Recovery nädal ikkagi ju. Aga nii, viimane plaat siin koos. Kui tahate kuulda seda heli, ma loodan, et seda on nagu hästi kuulda, sest mul kõrvad vilisevad, ma ei tea, kas me üldse räägime kõvasti või mitte. See on kindlasti väga lõbusate helidega vlog. et ma käisin mingisugusel tööga, meil tehti mingit ekskursiooni kuskil metsas, mingi looduse sõber tegi ja siis tema nagu seda Säutse äppi meile siis näitas ja siis ütles Pidulik hetk, elu ka viimane. Siin ei jää kohe kuhu lüüa, vaata nii magus tükk. Anna minna. Kuller saabus korviga Silverile kummikommid, õlu. Oi. Siis meil on siin siidrit, igast njammas asju. Võtan vastu akna pealt. Aitäh. Meil on juba tasutud kõik. Väga hea. Aitäh. Nägemist. Siin see põranda võtmine edeneb päris hästi. Kahekesi on väga kergem. Ma veel mõtlesin, et osta uus sõrkang. Tuleb välja, et see oli üks parim investeering. Au, valmis! Pärast ei tunne oma käsi enam oma selga. Ma ei taha tüli see olla. Oh my god. Tulevase suvekodu nimel. Väga siuke tunne, kui oleks täispika Ironmani ära teinud.
no nii, nüüd on suur töö tegemine praeguseks tehtud ja kohe teeme väikse lõunapausi. Sealt tuleb veel viimane sõdalane üle põllu. Oh no, langenud sõdalane. Kus on vaesikene? Müüme maha selle koha või? Ostupakkumised kommentaaridesse. Oh no, me saame hakkama. Igatahes jah, nüüd me lähme sööme lõunat ja siis tagasi tööle. Jah, kahjuks küll või õnneks, võiks käigi. Õigetele töölistele, õiget tööliste toitu ka ikka. Njam-njam. See on minu ports, ma ei tea, kus sul on. Tipa-tapa üle põllu meie platsi poole. Söök on söödud, oleme tagasi oma platsil ja ma hetkel keerutan end siin lõkke kõrval, et veits sooja saada. Ja Silver hakkas juba jälle tööd tegema. Aeg minna teisele korrusele. Ja nagu ma enne ütlesin, teisele korrusele saab ainult õuest redeliga. Marleen läheb sinna Narniasse nüüd omadega vaikselt. Eks see veits hirmus on, aga ühel hetkel me saame majja kenad repikese teha. Tubli! Ise võid rahvale lehvitada. Heido! No nii, lubasin teile teist korrust näidata ja nagu ma hoiatasin, siis siin ei ole kõige parem seis. Siia tulevikus tahaks teha täitsa normaalsed toad, aga see võtab kindlasti aega. Siin on reaalselt nagu kõike, mida sa oskaks ette kujutada, nagu nii palju kola ja aknaid ja ma ei tea, mis asju veel. See on nagu Harry Potteris tarvilik kamber, et kõik, millele suudad mõelda, see on siin olemas. See on nagu reaalselt crazy, kui palju mingit kola ja asju siin on. Ja nagu üldse, milline see praegu välja näeb ja siis ühel hetkel tahaks, et siin oleksid ilusad magamistoad. Nii, postisaadetis. Ajaleht, päevaleht, tellimus. Oh no. Ma arvasin, et vana mesitaru sahtlid on kinni, aga ei olnud. Ja nüüd meil vist mesi mööda maad laiali. Hunnik järjest kasvab, aga issi viib ka järjest käru täisi minema siit. Reaalselt terve garderoob, noh. Viimased plangud ja siis lähme korra alla puhkama. Juoma. Võtt jooma. Kuigi me oleme siin päris palju juba tühjaks joonud, aga... Ega siin on raske nagu palja silmaga näha, et midagi oleks nagu muutunud. Aga ma arvan, pärast kui need klippe võrrelda, siis tegelikult päris palju pahna saime siit välja. Ainuks siit nurgast. Aga päris raju on kogu see kola hunnik siin üleval. Kus kohas? Batman liigub. Oh my god, ongi Batman. Orvar! Ome! Orvar! Tule autoga! Tule vaata nahkkiin! Siin on päris Batman! No nii, tänasega on nii palju ära tehtud, et maja on nagu täiesti tühi juba, võiks öelda. Põrandad on üles võetud, seinad on tapeedist peaaegu täitsa puhtaks tehtud. Kõik mööbel on välja lõhutud. Siit magamistoast on ka kogu põrand üles võetud, tapeet maas. Ikka korralik töö. Sillu juhatab vägesi seal kauguses. Ja ka siin toas, siin on lihtsalt jäänud asjad, mis tahab veel alles hoida. Aga samuti kõik tapeet maas, mööbel välja lõhutud. Siit uksest ei saanud varem isegi läbi, sest siin olid kapid ees, aga nüüd saab. Nii et me oleme täna ikka tõesti mega palju jõudnud teha. Ma arvan, ma oleks Silluga kahekesi teinud seda reaalselt mitu kuud, aga niimoodi talguid tehes jõuab ikka meeletult palju tehtud. Nii me oleme ülitänulikud minu emme-issile ja ka Sillu emme-issile. Pluss Sillu vanaema ja vanaisa olid ka abiks, nii et korralikud talgud. Aeg üks antenn ka maha võtta.
töömees missugune? see ei ole üldse nii lihtne. Väga hea. Kunstnikud. Ma ei ole Toomast näinud nii kiiresti jooksmas päris ammu. Tublid töömehed viivad nüüd antenni minema. Selline lahendus siis, kui kühvlit ei ole. Viimased koristused veel ja varsti saame juba sauna minna. No nüüd näete, kuidas ma saan ka selle sõrgkangi ikkagi käes hoitud ja täitsa hakkama ka sellega. No nii, ongi tänaseks tehtud. Käed on mustad ja katki ja õiged töömehe käed. Nagu oleks päriselt midagi teinud, jah. No me tegelikult tegime ikka ropult palju ja me isegi ei oodanud, et nagu nii palju saab tehtud. Maja täiesti tühjaks, kogu mööbel välja, peaaegu kõik põrandad üles. Või noh, 2 kõige suurema toapõrandad üles, et ikka väga palju sai tehtud. Pluss väljas ju muru niitmine ja mingi puude maha võtmine ja teistest majadest ka mingi sodi välja viskamine, ülejäänud korruselt sodi välja viskamine. Ikka rajult palju. Ma räägin, kui ikka abikäsi on, siis läheb asi kiirelt. Väga tore. Jei. Ja kõik mööbel, mida te varem nägite majas, on seal. Peale rasket tööpäeva hakkame nüüd grillima ja me teeme ka meie lemmikasju seened sinijälitsjuustuga. Seened on puhastatud ja üks mees hakib siin maisikesi. Teen popcorni. Njam, valmis. Ja natukene popcorni ka, mis ei muutnud popcorniks, vaid jäi maisiks. No nii, hommikusöök on söödud ja ongi objektile minek. Ja siit juba, ma ei tea, kui hästi on kuulda, aga me igatahes kuuleme, et objel töölised juba annavad kuuma, masinad kõik juba karjuvad ja siin töödejuhatajad alles liiguvad rõõmsalt täiskõhuga sinna. Ja. Jube hea elu. Meil siin Silveri vanaisal ja minu isal käed nii sügelesid, et läksid juba, ongi mõlemad trimmerdavad. Normaalne. Ja juba hakkabki töö pihta. Ega töö jänes pole, et eest ära jookseb. See seina lahtivõtmine on vist üks kõige tüütumaid osasid, ma kardan. No see on nagu siuke sama töö lihtsalt järjest ja samad lihasgrupid töötavad. Ja eilsest on nagu ikka tunda, et siin on seda kangutamist päris palju olnud. Okei, siin on normaalne elu. Need on need puuküürnikud. No jah, tore. That's nasty. Mõtle, iga üüriline meile vähemalt euro maksaks. Siis saaks see maja palju rutem valmis, ma ütleks. Meie professionaalsed trimmerdajad. Äkki Pardo võtab sae kaasa, et elektripostid, mis on tühjalt ripuvad maha. Et sa võtad sealt otsast ma siit otsast ja lihtsalt sikutame seda iga üles, nüüd ära murdub. Ettevatus naeltega. Ma ei jaksa ega ei ulata rohkem. Okei, südant tõsta. Okei. Siis. Nice. Sipelgad rangivad igal pool. Literaali mul on sipelgad püksis, pükste peal, krae vahel. They're everywhere.
vana elektripost vaja maha võtta. Siin on saunamaterjali. Ma sain just need 2 tükki seinast kätte, aga see on nii fucking raske. Aga väike edasiminek, siin need asjad tõesti käivad samm-sammult, aga seda saab olema päris tore Silverile praegu tagasi näidata. Äkki oli! No nii, ja viimased tõmbed veel sellekordsetel talgutel. Mul on suht siuke optimistlik arvamus minust. Viimased tõmbed on kõige raskemad. Me tulime nüüd praegu siia, et puudele teha jäljed peale, millist me peame maha võtma ja millist me peame alles jätma. Sest siin on suht palju selliseid puid, mida lihtsalt ei ole mõtet jätta. Mine tubli mees. Ma arvan, me tunneme nüüd järga kord ära küll. Välja elatud ennast. Nii, milline järgmine on? Palun, see puu on järgmine. Jah. Ilusti märgis peale ikka. Issand, kus lendab. Ja viimane puu. See on mingi vana kirves, mis me siit leidsime. Tahab lendu panna vahepeal. Väga tubli. Selle nädalavahetusega oleme me kogu metalli ja vana tehnika siia kokku kogunud. Ja siis paari päeva jooksul tuleb üks tuttav põllumees meil siit ja viib selle kõik vana rauda. Nii et saame siit ka platsi puhtaks. No nii, esimesed talgud ongi läbi. Ma loodan, et see vlog meeldis teile ja jääte juba järgmisi ootama. Sest järgmisi tuleb veel omajagu, kuna mida rohkem me siin kuuma andsime, seda rohkem me saime aru, et väga palju on veel teha. Ja ikka korralikult on teha, aga õnneks saime seekord ka meeletult palju tehtud, rohkem kui me arvasime. Ja pluss abikäsi oli väga palju, nii et kes tahab appi tulla, siis andke teada meile ja olete oodatud. Jah, alati. Bye! Bye!